Tervist! Käes on lõikuskuu. Saagi kogumise asemel istutame oma tänases osas kuuske. Kavas on meil heki istutamine. Heki tarbeks saad sa kuuse kas mõnest puukoolist või kuusiku lähedalt põllult. Esiteks, kasta kuuse lähedal olev maapind märjaks. Siis kaeva kuusk labidat kasutades mättaga maa seest välja ja vii oma uude asupaika. Kuuse ümber istutamine on lihtne, sest tema juurestik on enamasti maapinna lähedal. Kivine maa nagu meil on. Leia oma põllupiir selleks, et istutada kuusk oma maa peale. Naabrimehe maa peale ära istuta. Sest paremal juhul tulevad naabrimehe lehmad ja söövad su heki. Halvemal juhul tellitakse trimmer ja pärast öeldakse, et see, kes muru niitis, ei teinud umbrohul ja kuusel vahet. Antud juhul jääb okastraadi taha veel 2-3 meetrit oma maad. Oma kuuse tarbeks kaeva auk ja lohk peaks olema sama suur kui istikumätas. Igatahes tundub see loogiline. Pea meeles, et kaevatud auk tuleb kasta korralikult märjaks. Puude ümberistutamise ja ümberpaigutamise juures vett kokku hoida ei ole tarvis. Ei ole. Ka välja kaevatud mätas läheb kasutusele. Teeme selle labidaga peeneks ja puistame kuuse ümber maha. Ja lõpuks tallame kõik selle mulla kõvasti kinni ja jälle kastame. Kuusk on hea hekipuu. Kasvab teine 30-40 aastaga 3-4-kordse maja kõrguseks. 40-50 aastase heki kõrvale on hea panna kasvama uus põlvkond puid, sest 70-100 aastane kuusehekk on pigem haruldus. Hoolimata sellest, et kuuse eluiga kuusikus, ütleme, soodsates tingimustes võib olla 250-500 aastat. Nagu varem mainitud, on meil kivine maa, seda eriti Põhja- ja Lääne-Eesti näite varal rääkides. Ja seal ei ole kuusel võimalik oma juuri sügavale maapinda ajada. 70-100 aastat on kuuskadele kriitilised. Vähegi suurem torm võib kuused nagu loogu maha murda. Vaata ette, mis puu alla sa oma auto pargid. Noh, muidugi, kui kriitiline aeg on kuusel üle elatud, võivad kuused oma looduse poolt ette nähtud eluea saavutada küll. Kuuskadega on lood nagu inimestega, täpsemalt nagu Eesti meestega. Kui sa veel 58-aastaselt elavate kirjas oled, või täpsemalt bolševike ja marksistide poolt verest tühjaks lüpstud ja maha murtud ei ole, võib sul olla ees palju aastakümneid. Jah. Paar suve tagasi heinakuus istutasin 40 kuuske. Kõik on kasvama läinud ja jäänud. Kindlasti peab meeles pidama, et heki kuuskedele küll meeldib küünarnuki tunne, kuid 2 puud ei tohi jääda liiga lähestikku. Muuhulgas rebisin ühe kuuse külje all kasvava teise kuuse maa seest välja. Juur jäi terveks. Mättaga oleks küll parem istutada, ent annan ka sellele puule võimaluse. Istutan selle paar meetrit eemale ja vaatame, mis saab. Enamasti läheb mul kõik kasvama. Kui ma nii tahan, olenemata kuuseisust. Käesoleval suvel panin kasvama 15 kuuske. Muuseas, iga kuuse kõrval on nüüd selline puidust meigas. Miks? Et kui peaks mõni hull trimmerdaja tulema, ei saa ta öelda, et
oli umbrohi. Kasvama pandud ja kaitset vajavad puud on kõik vastavalt märgistatud. Mida aga lõpetuseks öelda? Teeme 10 või 20 aasta pärast uue video ja vaatame, mis on saanud. Miks mitte? Meie rahvuslik mälu ulatub 10 000 aasta taha, mille kõrval 10 aastat ei ole pikk aeg. Tänased kodumaatud eurohullud tahavad oma nime nüüd, oma eluajal, ükskõik mis hinnaga ajalukku kirjutada. Hullud tulevad ja lähevad. Ei muud kui pane oma puu kasvama ja elame järjekordse hulluse üle. Kuulmiseni ja nägemiseni.